tere, siis mina olen nüüd jõudnud Raudna jõe äärde, kell on mingi 8. Mulle pandi see Nordfinni uus kostüüm selga, mahtus, tundub mugav. Muidu on alati see, et kõht on ees ja kasvu väga palju ei ole antud, aga siin sai kõike timmida. Nii, aga see selleks, sellest võib-olla hiljem, ma ei tea, ma olen 2 kätt taskus ja nüüd sunnitakse mind kala püüdma ja väidetakse, et saab. Ja siis palun tehke minuga midagi niimoodi, et ma saan kala. No eks me üritasin. Esimene peatus Agol on kohe fiidripüük, siis edasi võtab vist Janek üle. Janek, jah. Janek on Eestis vaieldamata üks parimaid lihtkäsiõnge võlureid ja mina võtan siis kõige lõpuks üle see lihtkäsiõnge arenduses tekriga, et tutvustame seda püüki ka. Ja muidugi päev on meeldivalt sisustatud. Ma loodan, et kõik osalised jäävad rahule. Mõne kala ka vast saame. Eks päeva lõpuks äkki Ago siis ütleb ka, et mis püügiviis ta lemmik oli ja kuidas kõige huvitavam oli püüda. Ja ma võin nii palju öelda, et mina olen vanakooli tonkataja olnud, kuna ma elasin jõe ääres ja minu lapsepõlves hakkas tonkapüük seal pihta, kui vimb tuli. Tinasid ei olnud saada, mul olid mutrid tinaks ja siis lipsud paar tükki ja ikka 3 ritva ja siis oodati, millal see vimmaparv tuleb tund ja siis kui tuli, siis loomulikult ainult ühega jõudsid vehkida seal, aga ma saan aru, et see on eilne päev. See on tõesti eilne päev, et tuleme Kiviajast välja ja nüüd lähme ajaga edasi, et igas vanuses võib veel õppida seda kalapüüki, nii et Ago, et ma loodan, et see tuleb sulle kasuks ka. Aitäh kutsumast, muidugi tuleb. Mul on muidugi küsimusi kohe juba, aga No, anna tuld. Mul on alati küsimus, see on nüüd see fiidripüük, eks ole? See on nüüd fiidripüük, jah. Mul on alati nende toolide kohta, et ma näen, vennad istuvad nende toolidega, mulle tundub see õuda vaev neid jõerde vedada, et mis eelis see annab siis või? Ma saan aru, et ta on mugav kindlasti. No, siin on mugav püüda, kõik asjad on käe-jala juures, et sa ei pea istuma siin Borise jõe kalda peal. Nagu näha, sul on niisugune ilus platvorm siin all, et kõik on puhas ja kõik on käe juures, et see on tegelikult võistleja nagu varustus, et see ei ole nagu kohustus, et ka ilma platvormita saab väga hästi kala püüda, ka fiidriga igat asju, aga et kõik need lisatoolid ja asjad on kõik on nagu mugavuse poolest just. Ja. Ainuke ebamugavus on see siis autost siia saada. Jah, see on nagu ainuke asi, et eks see kokku lahti panek võtab siin niisugune tund aega, aga kokku tund aega lahti, et see on oma ooper jah, aga see ei ole kohustus, et see on lihtsalt mugavus. See ei pea olema, võib püsti püüda. Ma võtsin oma klapptooli kaasa, aga ma ei hakka seda välja vedama praegu. Mis ma siis tegema pean? Ega võtta istet, vaatame, näitame sulle, mis siin... Siit poolt võid minna. Siit üle? Astu üle kohe, jah, see oli julgelt. Hommiku võimlemine on tegemata veel. Kondid on natuke kanged. Sain hakkama. Nii, ma kuulsin, sa paned tonkaga püüdnud, on ju? Jah. Ühesõnaga põhimõte peaks olema selge, et õng ette, vajub põhja, ootad võttu, näed just ridva otsa järgi. Jah. See on selge. Nii. Vanasti kasutati neid kellukesi, aga see on ka eilne. Kellukene, jah, see on nagu... öösel on, siis nad on need elendavad. Kelluke on rohkem selline tonka nagu tonkapüügi jaoks. Aga mis selle fiidripüügi siis nii-öelda mõte ongi see, et meil on siin, nagu sa näed, on see söödakorv. Et siia korvi sisse siis, niisugune väike korv, siia siis käib veehutussööt. Et kui õngitsemise visatakse nagu palliga vette, siis fiidri sisse käib see korv, või see veehutussööt käib sinna korvi sisse. Kas ma panen kohe või? Ära kohe pane. Ma natuke räägin sulle veel asju siin ära, siis nii-öelda hakkame püüdma ka. Ühesõnaga, rakendus on üsna lihtne. Libisev rakendus, korv liigub siin vabalt peal. Siin on siis söödakorv ja siia otsa, selle aasa külge tuleb siis meil konks lipsuga. Et täna ma tegelikult juba natukene tegin siin eelsöötmist, ehk siis eelsöötmine tähendab seda, et viskad siis selle sama tühja korviga, paned korvi söötu täis, viskad ette, ootad paar sekundit ja tõmbad kohe välja. Et see on natuke nagu eelsöötmine. Kas see sööt või see asi, mis siia korvi käib, peibutussööt, see on siis kõik poe oma või seda saab ise ka kuidagi kodus teha või? No kõike saab ise teha, aga see on ikkagi, ütleme, poe oma jah, et poes on nagu valmis kujul. Nojah, kõik kellele, vimmale, latikale. Jah, siin sööda segamise me
juba enne tegime ära, aga no siuksed pakid põhimõtteliselt. ma ei ole kasutanud, ma olengi võhik ja võib-olla ongi seda vaja võhikul vaadata seda videot, et siis aru saada. Siuksed pakid jah, et siia paned vett juurde siis ja siis jääb see sööt nagu sinna siuke kleepuvam, et ta jääb korvi sinna sisse. Ja. Siis mis meil on siin, sa ütlesid, et sa oled püüdnud ööussiga. No ööuss muidugi kõige mugavam on olnud krevett. Talvel ma olen tõuku olen ka kasutanud, jah. Aga et seda peab ostma, ma ise ei oska kasvatada. Aga... Mul on lihtsalt küsimus, osad on vedeliku sees, mis... Need on uputatud, ehk siis need on surnud. Need on surnud. Ühed liiguvad, teised ei liigu. Et see uppuv tõuk ei rooma sinna muda sisse. Et ta jääb sinna nagu selle põhja peale. Muidu need tõugud roomavad sinna muda sisse, siis kalal nagu ei näe neid niimoodi. Targad. Ja kui me konksuotsa paneme just pigem tavaliselt selle elusa tõugu, et siis ta siblib meil seal paremini ja siis see nagu kala helistab seda paremini. Ja siin on kusjuures nukkunud tõugud, seda nimetatakse kastriks. Et need on, samamoodi müüakse poes. Et lihtsalt, nendes tehastes on ta siis lastud ära nukkuda ja siis on pandud vaakumpakendisse ja et nad niimoodi kärbesteks ei areneks. Ja sul on neid nii palju sellepärast, et iial ei tea, mida kala tahab just. Valiku võimalus jah, siia lisaks võiks tegelikult, ütleme, mingi ussi veel kaasa võtta niimoodi, aga täna pigem üritame tõuguga püüda. Et seda vimb peaks tõuku päris hästi praegu võtma. Aga see tühi veega kausike. No paku, mis sa teed sellega? Ma arvan, et sa loputad näppe. Jah, väga õige. Eriti luksuslik. Oho. Nii. Teiselt pool on rätik olemas, et saad kõvetada siis sõrmekesed ära ka. Seda ma tean, rätik on väga tähtis. Rätik on väga tähtis. Muidu on käed on kogu selle jamaga koos pärast. Nii. Et need korve on eri raskusega, kui sa vaatad teiselt poole, siis on siin number 40. Et see on siis 40 grammi raske. Et siin praegu sa vaatad jõge, et siis on üsna selline rahuliku vooluga, põhimõtteliselt vesi ei voolagi. Et siin ei ole üldse rasket korvi vaja. 40 grammist täitsa piisab, aga kui minna näiteks Emajõe peal lätikat püüdma, nagu sa tahtis minna, et siis seal oleks selline 70-89 grammi korvi vaja, et ta selle põhja peal nagu liikuma ei hakkaks. Kui ma tahan olla kokkuhoidlik ja mul on mingi, ütleme, see on 40-ne, mul on 60-ne või 80-ne korv raskusega, siis ma võin ikkagi siin rahulikuma vooluga ka selle raskemaga ka püüda või? Võid püüda, aga lihtsalt sul endal on natuke nagu, ta ei ole nii tundlik ja kala natuke rohkem võib-olla isegi pelgab seda, et kui sul vooluga, siis see korv ise hakkab allavoolu nagu liikuma, kui kala võtab, et ta ei tunne seda korvi raskust nagu nii palju. Et see ongi see kerge korvi põhimõte, et siin ta tunneb seda raskust nagu vähem. Kui sul korv on nagu kergem, et ei ole nii raske. Aga põhiasi on muidugi enda mugavus, et alati on mõistlik püüda nii kerge korviga kui võimalik. Ja libiseb ta sellepärast siis, mis see eelis sellel? Hoia korvist kinni. Kui me siia paneme lipsu külge ja vaata ridva otsa. Korv ei liigu. Kui ta oleks siin kinni, siis kala tunneks seda korvi raskust esimesena. Ta peaks vedama terve selle korviga. Ja, saan aru. Et see on libiseva raskuse tundlik põhimõte niimoodi. Selge. Ja need korve on siin teisel pool mul erisuguseid siuksed, et olenebki, et Emajõel valiksid siukse raskema korvi. Kus mul siin mõni raskem on? See on nüüd söötmiskorv, see, mis ma rääkisin ennem, et enne kui hakkad püüdma, siis on mõistlik natuke sööta sinna alla visata. Et see suur? Suurem, et sa lihtsalt vähem viskad teda sinna alla. Aga mul on näinud vist kinniseid korve ka, kus käib klõkk. See on nüüd väga vale. Kunagi ei tohi korvil olla põhja all. Aga neid müüakse või? Müüakse ja ma ei tea, mis pärast neid müüakse. Et see on minu jaoks täiesti arusaamatu, sest kui korvil on põhi all, põhimõte on selles, et kui me korvi tõmbame veest välja, siis see sööt peab siit korvist tulema välja vee sellise jõuga. Aga kui sul on põhi ees, siis see põhi ei lase selle korvil söödal korvist välja tulla. Et ma isegi ei kujuta ette, miks keegi on kunagi üks asja peal tulnud, et sinna põhi ette teha. Võib-olla siis, et arvatakse, et see ei pea toppima nii palju sööt. Tüüpiline algajate viga ongi see, et väga hea sööt on korvis alles, et viskab uuesti. Sööta kulub vähem, aga see on just põhimõte, et seda sööta tuleks järjest rohkem ja rohkem. Kogu aeg, jah. Siis meelitab kaugemat ligi ka. Jah, täpselt. Aga kas siis on eriti hea
ütleme, mina püüan siin ja kui sealpool on ka mingi fiidrimees ülesvoolu siis, et tema see toit ka kõik vooluga tuleb siia ja siis on minul nagu ja kusjuures alati allavoolu meestel on alati natukene eelis, et kõik see sööt, kala enamasti liigub nagu altvoolu ülespoolu. Et kuna sööt läheb allavoolu, siis kala liigub allavoolu altpoolt ülespoolu niimoodi. Aga kas fiidrimehed on selle peale siis pahased ka, kui mõni tuleb? Ei, üldiselt tegelikult ei ole, et see on siuke väike eelis, et ei ole nagu siuke, et sa ei saa kala niimoodi, seda kunagi ei ole. Aga väike eelis on alati olemas, kui sa istud natuke allavoolu. Nii, mis siis edasi saab? Edasi teeme siukse proovi sulle. Sihtmärk alati fiidripüügil on võimalikult täpselt pead ühte kohta viskama. See täpsus on oluline, sest kui sa viskad ühte kohta täpselt, siis sööt koguneb siin ühte kohta ja sealt hakkab siis kala sinna peale kogunema niimoodi. Et kuna ma enne vaatasin juba püügikoha valmis, kus me ise püüdma hakkame, siis vaata, sa näed seda kuivanud puud seal taga taustal, alt on üks haru ja siis läheb kahe haruliseks asi. Kuivanud puu seal, puuse ees nagu nii-öelda. Näed on ju, et sinna peale hakkame viskama. Et proovi täida see korv ära ja tee üks proovi ise, enne kui me paneme lipsu külge. Aga keskele siis umbes? Puutüve peale niimoodi sinna. Kuivanud puutüve peale. Sinna viskan, aga viskan keskele või? Mul on juba kaugus, on märgitud seal peal. On või? Ja, et see on rullil, võta rull kätte korra. Et kui sa näed, et siis siin rullil on peal selline klipp ja siia siis õige kauguse peale paned seda miili nagu taha. Et see takistab seda ära, et sa ei viskaks kogu aeg erinevatesse kohtadesse. Kas see klipp ongi selle jaoks? Jaa, see on ainult selle jaoks. Ma olen, et kui rulli võtad maha, et seda miili otsa jääks tilbendama. See on ka nagu see teine kasutamine. Ma olen selleks kasutanud, aga... Ei, selleks võib väga kasutada ka. Vau, see on küll. Keegi sai kala. Et see on jah selle jaoks, et... See on selle kauguse jaoks. Kogu aeg viskaks täpselt ühele kaugusele. See mind jahmatas, ma olen nii loll. Nii, panen sööda. Ja, sa võidki vaata, pane ritt niimoodi, et sul on tagune osa on siin peal. Ja siis võid selle korvi nii-öelda ära täita. Võin korra ette ka näita. Jaa, näita, ma pole. Paned 2 sõrme siit taha. Sina teed seda vasaku käega midagi, mul on natuke teistpidi harjunud, aga et paned 2 sõrme siia taha, võtad siia ja siis pöidlega surud ühelt poolt ja siis selle näppuda teiselt poolt. Natuke pigistad ja kõik. Lihtne. Ja kui tugevalt ma panen? Niimoodi nagu mul praegu oli, et seda mitte väga. Küsimus. Ja nüüd teeme prooviviske või? Teeme prooviviske, vaatame, kus sul veel tuleb. Oi. Korvi ei tohi kunagi vette lasta. No mul läks juba. No, proovivise ka. Kui kaugel see nüüd peaks kerima? Niimoodi on, ütleme, täitsa okei. Ja siis võtagi siin seda puud. Ja ta lööb ise lukku õigel kaugusel, jah? Jaa, aga viska nagu õrnalt ja üle pea viska, vaata. Näitan sulle visketehnika ka ikkagi. Ma näen seda, et natukene valesti seda asja. Et põhimõte on selles, et kui sa võtadki selle puu ja sihtmärgiks sinna, vaatad otse, võtad siit üle pea, hopsti. Et ei viska nagu külje pealt, vaid otse. Siis on kogu aeg see nii-öelda õige kauguse, õige see sihtmärgi peal. Ja ongi sööt läinud. Jah, ja alati peabki sööt kohe veel niimoodi sealt. Vägev värk, see stopper on küll minu jaoks, praegu ma olen nii loll olnud. Natuke järgi lasta sealt. Aga oota, mis asi see? See ei ole nöör, ei ole. See on tamiil. Jah. Algajamatele kalameestele ma soovitan kindlasti ei. Ma pidin niimoodi tegema. Jah. Näpud siia pöidlaga topin. Ja teiselt poolt ka. No enam-vähem nii. Jah. Võtame korra vaatan, kuidas sa surusid. Jah, põhimõtteliselt küll. Natukene võib kõvemini, aga muidu on okei. Midagi tuleb välja ka. Ja vaatad korv vette, jah? Vaatad korv vette, jah? Peale kerima. Nii. Ja proovi seda üle pea sükest tehnikat nagu endale sisse harjutada. Võt nii pika ridvaga ka ma ei ole harjunud. Ja alati võtad teise käega siit nagu altpoolt ka nagu kinni niimoodi. Miks? Sest siis on sul asi kontrollitum, et muidu see ritt käib sul ühele poole, teise poole. Kui võtad 2 käega, siis on sul selline liigutus on hästi kontrollitum.
natuke võib-olla isegi tugevasti viskasid, aga muidu on okei. Viskasin jah, ma sain aru. Jah. Okei, ma vahest olen ise lanti loobinud, siis ma muutun laisaks, ma loobin lihtsalt ühe käega. Mul oli see värm. Landipüük on teistmoodi. Ja. Nii, ja nüüd ma keerin ta pingule. Peaksin. Põhimõtteliselt aga kuna praegu lipsu küljes ei ole, siis võta keeri uuesti välja. Okay. Paneme lipsu külge. Ja ma vaatan, suht suur rull on. See on isegi feed-rulli kohta üsna väike. On, jah. Et sellest väiksemat väga nagu ei tehtagi. Et feedri püügil, see on niisugune, korvid on suhteliselt rasked ja koormus on taga. Et väike rull nagu läheb lihtsalt katki kergemini. Rull on igavane jurakas, mis on juba suhteliselt väike. Nii, aga paneme sulle konksuga külge. Paneme. Vaatame, mis siin on niisugune võistleja lipsupinal. Kas siin... Aha. Siin on erinevad konksud kõik olemas. Vaatame, mis siin peast isegi mäletagi praegu. Mis siin kõik on meil? Tänagi siukse. Mille järgi sa valid seda konksu suurust siis? Konksu suurus valitakse alati siis konksu sööda järgi. Et praegu on niisugune suht väike. Ja. Et üldiselt konksu suurus silma järgi ütleme jääbki enam sinna kanti, et see on suurus 10-12. Päris väike. Ja. Et kuna meil on siin tõugukesed otsas, siis jälle seda suurt konksu nagu mõtet panna, kui püüaks võib-olla puhta ussiga, et siis on nagu teine asi. Jaa. Nojah, mina viimane ots püütin krevetiga. No kreveti ja ussi jaoks on suuremat konksu vaja, sest siia väikse konksu otsa seda kreveti ussi lihtsalt või ei saa. Aga siis, kui see viimp tuli, siis mul tundus, et suure konksuga krevetiga tuleb suur viimp. Aga jah, see oli. See on jah, tonkapüügil isegi kehtib. Siin on niisugune aas. Aasast. Siin on aas ja siin on konksu. Jah, see on mingi 20 senti või, lips? Praegu on niisugune 60 senti pigem. Silmamõnt hommikul lihtsalt ei ole veel. Ja siis võtad siit aasa, paned teise aasa läbi. Ja siis võtad konksu ja paned siit konksu omakorda sellest aasast läbi. Ja kõik. Lipsud on nagu valmis tehtud mul endal kodus, et siis ei pea kätte teda muidugi enam ei saa, on ju? Aga sa saad läbi lõigata uue aasa lõikad läbi lihtsalt ja paned uue. Kas see lipsu pikkus siis on ka, sul on erineva pikkusega või? Jaa, see on nüüd katsetamise teema, et ütleme niimoodi, et siin, kuna voolu ei ole, siis saab püüda ka siukse lühema nagu lipsuga. Ongi mõttekam püüda, sest vool ei kanna nii-öelda seda konksu sööta väga kaugele ja et sööt on ka seal ikkagi ühe koha peal, et vool ei kanna seda kõiki asju seal allavoolu minema. Aga kui näiteks püüad emaja peal, siis kuna seal on tugev vool, siis kõik see peibutussööt kandub allavoolu, siis peab see konksusööt ka natukene olema korvist nagu eemal nii-öelda. Et emaja peal on niisugune meetrine lips on väga klassika. Meetrine, okei, jah. Nii, paneme siis siia mingi sodaga otsa, ma korra näitan sulle ette. Et paneme näiteks väga lihtsalt 3 tõuku. Tõugu paned alati siit kas peast või sabast läbi. Vahet ei ole. Paneme ühe punase ka. Umbes niimoodi võiks asi jääda. Ja alati konksu teravik peab siis nagu välja jääma nii-öelda sellest konksusõdast. See mingi vana tarkus ei kehti, et see konks peab peidus olema. See on väga halb vana tarkus. Et sihukest asja mitte kunagi ei eksisteeri. Et ükskõik mis asja puhul, et see, et kala kardab seda konksu teravikku, et see ei kehti kindlasti kohe. Lollus number 2 minu puhul. No vanast see oli jah, ussi sees või kreveti sisse, ma olen ikka peitud seda konksu otsa. Pole vaja. Nii, lähme edasi. Nii, ja kui meil on siis nii-öelda lihtsalt korvis käib peibutussööt, siis vahepeal tasub siia panna ka näiteks mingid, siin on meil surnud tõugud, natuke näpuotsaga neid siia, natukene kastrit, paneme neid ka siia natukene, et oleks ka natuke seal süüa millestki. Neid sa konksu otsa ei panegi, neid surnud tõuke? Võib konksu otsa ka panna, aga seda sisse lähevad need peamiselt, jah. No see ikkagi vingerdab seal ja okei. Kas selle lipsu kohta on ka väike küsimus? Vaata siit. Jaa. Siis korvist opperist kuni selle lipsu otsani, see on ju mingi teistmoodi. Jaa, selle põhimõtte ma ütlen kohe ära. Et selle põhimõte on see, et see lips oleks korvist nagu eemale. Muidu ta hakkab siin ümber keerduma. Et see takistab selle ära, et see rakendus ei lähe nagu sassi.
kas selle sa teed ise kõik või on see mingis komplektis saada? Selle ma teen ise, see on niisugune punumismeetod, selle videod leiab ka internetist. Aga kui mul ei ole seda, tähendab, ei oska ise teha, siis saan poest või ei ole see isegi oluline, ma võin ikkagi selle tamiili peale ka selle ehitada. See on tegelikult väga oluline, et muidu ta hakkab lihtsalt rakendus hakkab sassi minema nii-öelda. Et selle õppevideod leiab sealt internetist ka, aga ma võin pärast ise näidata. See on nagu nii raske tegelikult, kui tundub. Nii. Aga proovi teida see korv ära, vaata, pane neid tõukusükene sisse. Samamoodi nagu ennem. Nii. Nii, nüüd on tõugud siin sees. Ütleme, siit poolt ka pidin panema. No ma arvan. No, vaatame. Jah, väga hea. Väga hea. Nii, nüüd võtasid sellest lipsust kinni. Ja samamoodi viskas asi sisse sinna nagu ennem. Natuke nõrgemilist visata, et see kaugus on siin, jõgi on hästi kitsas. Siin ei ole väga kaugelt visata. Kohe läheb paika see mõõtkava visketugevus ja kõik. See lendab sirinal, siin pole vaja. Kahe käega selle puu peale nõrgemalt. Väga hea. Väga hea. Nii, pane look kinni. Pane õnga argi peale. Võid natuke nagu ettepoole isegi lükata, see on pärast mugavam nagu. Kuskil niimoodi. Ja nüüd natuke kerida pingule ka. Õrnalt niimoodi pingule. Kas? Natuke võid veel panna. Ja ma ei tea, kui pingul nii, väga hea. Vanasti pandi need õngeotsad üles, et sa näed. Aga siin on see ridva ots on täitsa all. No vahet ei ole, siit näeb ka väga hästi. Ta on mugavam vaadata sul lihtsalt niimoodi, kui ta all on. Et siis kaeli hea kangeks ja juba nad võtab. Kas ma pean haakima? Ja võtta veel. Kui ta hakkab niimoodi stabiilsemalt järjest võtma, siis võid nagu tõmmata. Mul ei peaks vastu, ma juba võta haagiks, aga see oli esimene vise mul. Tekkis vaikus. Adrenaliin hakkab tõusma. Nii, ma arvan, nüüd sa võid tõmmata. Ta on juba selle otsas, ma arvan. Nii. No. Ma ei saa aru. Ei ole. Pääses, väga hea esimene. Väga väike kala. Viidikas. Vot seal, kus mina püüdmas olen käinud, sealt seda muret ei ole olnud. No viidika mured vahest täitsa siin on. Räägitakse, et viidikas on väga hea söögikala, ma ei ole seda söönud muidugi. Ta on rasvane süükene, jah, et iseenesest maitseme kalakene. Nii. Vaat see on nüüd see väikse konksu miinus on see. Tegelikult ei ole hullu. Võtame mitte korra. Juba said. Lihtsalt pead keerama sellest välja niimoodi. Nii, nüüd on niimoodi. Siia pean, need enam ei kõlba või? Siit ütleme, üks tundub selline natuke nagu surnu moodi. Et tõmba too puna näiteks ära siit ja siis pane lihtsalt siia paar tõuku veel juurde lisaks. Et need, kes vingerdavad. Jah, mis näeb nagu ikkagi okei välja, et need on täitsa nagu veel kõlbavad sinna otsa küll. Okei, kohmakad Shreki sõrmed väikse konksuga on see natuke on mul keeruline, aga ma arvan, et see on, näed, ei lähe, saanudki. Aga see on harjutamise asi. Kindlasti. Kindlasti ma arvan ka, võtan selle punase. Praegu ei saanud, millegi pärast läks katki. Ei no jah, tegelikult ei, ma olen ju taliõnge otsa ka neid ajanud küll. Ja peast või sabast vahet ei ole? Ei ole, lihtsalt otsa poolt muud midagi. Põhimõtteliselt keskelt ka minna. Mis asja ma ajan? Miks see mul ei lähe nüüd? Miks ma? Näe. Miks mul see mööda läheb? Ma olen lihtsalt kohmakas. Võtta uus tõuk sul juba. See on juba surnud. Te võite ta natuke õrnemini hoida, siis muidu võib-olla pigite katki juba. Mind ajab see ka see. No nüüd läks. Pane üks veel. Nüüd läks küll keskelt, aga ei, asi seegi. Vähemalt läks.
asi seegi. Viidikas. Aga sa said võtust juba aru ka, et see oli väike kala või ei saanud? No pigem väiksem ikka jah, siin vimmavõtt on kindlasti väga palju tugevam, et No ta läks väga natuke viltu. ei ole, see on juba täitsa okei. Nii, korv ka täis. Natuke järgi lasta seda asja. See on järgi. Siin natuke harjutada. See on jah siin. Kõik. Minu jaoks on see ritv natuke pikk, no ma ei ole harjunud. Piidrivad ongi üldiselt siuke 3-6 meetrit pikad, et jah, väga hea. Ei no ma saan aru küll, et see on mugav, et siin ei pea kuskil kalda peal ringi jooksma. jah, see tool ja kõik niimoodi on muidugi. Muidugi eriti hea oleks tulla ööseks ja see kõik jääb aina siia üles. Ööbid õhtul. Jaurad siin. Nii. Nüüd juhtus see, mis juhtub kõigil alustajatel, fiidripüüdjatel. Lips läks selle toe taha keerdu. Nii. Ma oleks pidanud selle kohe kokku kerima. Siin on stopper. See on äge. Oi, ma hakkan seda kasutama, seda stopperi värki. Isegi nõrgemini võin visata veel. Jah. See läheb sahinal. Keripingule ka. Juba võtab. Loodame, et see ei ole jälle viidikas. Ta on suht lühike lips juba. Sul on ka viidikas see oli? Aga ega nende viidikate vastu ei aita midagi, jah? Suurem konksusööt aitab. Suurem konksusööt, jah. Käsikõngega tuleb vimba, jah. Ta on natuke juba kauem püüdnud ka see, et kala on kogunenud sinna alla. Aga tundub, et praegu nagu rohkem võttu ei olnud, et sinna viidikas konksu otsa päris jäänud. Aga see tõuk, see on seal konksu küljes püsib hästi või? Jaa, ta on üsnagi siuke vintske sell. Seepärast mul oli kogu aeg kunagi see kahtlus, kartus või see hirm, eriti selle sõnnikuussiga. See vingerdab hästi palju. Ta on pehme ka. Jah, viskad sisse, noh, et ta vingerdab siit konksu otsast ära, et kogu aeg jääb, et tagant kontrollisid, et no tihti lugu oligi ta sealt ära vingerdanud. No jah, see tonka oli nagu tuimem ka, et võib-olla alati ei näinud seda võttu. Nii hästi, kui see on hästi tundlik. Kas see ridva pikkus, mis selle pika ridva eelis siis on? Pigem ma ütleks, et miinusid nagu ei olegi. Kõik on nagu eelised, et esiteks siin on muidugi ideaalne kallas, aga kui teinekord kaldal on kuskil veetaimestik ja asjad, siis sa saad kala sealt paremini mööda juhtida, üle tuua, visata on lihtsam. Sa pead pingutama, nagu sa isegi nägid, et absoluutselt jõudu pole vaja. Et noh, siin on hästi kitsas jõgi, aga kui on vaja pikemalt kuskil visata, siis ta lendab ikkagi väga hästi. Et ma ei ütleks, et ühtegi miinust on pikemal ridval nagu. Oota, mis selle ridva test on üldse? See on praegu 70 grammi. 70, näe, nüüd võtab. See on mingisugune muu kala, viidikast, ma arvan, et ta ei ole. Ja, see on vist vimma moodi nagu tundus, ma ei tea, kas ta külge ei. Ma ei tea, ei jäänud, aga see oli tugevam võtt jah juba. See oli vimm vist, jah. Kas ma hakkisin liiga vara või? Võib-olla pigem natuke hilja isegi. Hilja? Ta hästi järsku vimm võtab hästi agressiivselt. Ja. Ma ei mõtlema, et see viidika puhul sa ütles, et oota, las võtab. Ja, kui ta hakkab sul ritva nagu minema viima, et siis on juba kindlasti õige aeg. Selle võib jätta? Mina paneks sinna ühe tõugu isegi juurde.
vingerdama või? jah, vimb ei ole sihuke argkala ka, et tõugupunt talle meeldib, et. Ja. Võtab suure suuga kohe krõmpsti kõik sisse. jah, väga hea. Nii, nüüd õnnestus. Kuidas see parem on? Nii, korv on kaugele sõitnud, selleks on lihtne lahendus. Oppa. Palju asju on küll ümber, aga noh, paneme siis. Sellega harjub suht kiiresti ära. Jah, praegu mul tunnen ennast nagu see helikopter portselanipoes natuke. Ei julge väga liigutusi teha, et midagi lendab laiali, aga harjub ära muidugi. Aga mul võttis vimb. Ma arvan, see oli vimb teise viskega. No jah, mul on kodus siia oli 30 kilti, nüüd võib juhtuda, et mis kellast te tulite juba siia? Me tulime asju valmis panema, et püüdnud ei ole veel, aga jah, 6:30 paika jõudsime kohale. Ma mõtlen, kui ma pean kella 11 tööl olemas, siis ma võin jälle tugevalt. Ma järgmine kord proovin täitsa. Praegu oli okei. Natuke võib-olla sellest sihtmärgist läks natuke mööda. Läks jah. Liiga vasakule natukene. Yeah. Siin see feederipüügi see täpsus on midagi hästi-hästi oluline. Mida täpsemalt visata, seda nagu parem on. Ja. Aga no vaatame, äkki on seal kõrval ka. Kui näitan sulle ka siin, mis asju võib meil proovida, et kui enne panime seda elus söötu, panime siia tervelt, siis üli hea on tegelikult seda natukene hakkida see sisse, et see tekitab rohkem seda tõugu lõhna. Siia mingi niisugune tops võtta, natuke tõuku panna sisse ja see on niisugused spetsiaalsed 2 või 3 teraga käärid. Ja siis siit lihtsalt ära hakkida, et see toimib põhimõtteliselt iga kalaliigi puhul, et see on feederipüügil väga-väga oluline komponent. Just see elus sööda lisamine siia sööda hulka. Latikapüügi tasub hakkida siia ussi sisse, noh ka tõuku ka, aga uss on nagu parem. Et praegu hakime siin viimapüügil seda tõuku. Ja see läheb siia. Hakid selliseks pudruks. Ja samamoodi nagu sa panid enne seda surnud tõuku, siis läheb siukene näpu otsades siia. Järgmise korviga tõmbata sinna sisse lihtsalt. Ja samamoodi võib proovida, siin on vimmal on üli hea, noh, sa ise rääkisid krevetiga. Et see on selline kreveti lõhnapulber, grill, et see on selline hästi tugev lõhnaga. Et teeme maki lahti, võid nustuda ka, vaata, tunned nagu seda kreveti. On jah. Et seda samamoodi võib panna siia niimoodi elus sööda peale või siis ka samamoodi siia kuskile tavasööda peale. Ja siis tõmbadki selle järgmise korviga tõmbad nii-öelda sinna seda lõhna nagu sisse. See meelitab kalad väga hästi kohale. Kas? Ma mõtlen, kus kohas see kõik, no jah, ta on loogiline ka, et ta meelitab. Aga kui ma elan siin Soomaan näiteks ja ma ei viitsi poodi sõita, huvitav, mis need nii-öelda looduslikud või kodused alternatiivid on sellele kõigele? Akli ja kaste. Ütleme selle vastu tegelikult väga lihtne tellida e-poest lihtsalt. Salmo e-poes väga hästi. Võtad, paned ostukorvi, naksti toovad sulle kas või kulleri ukse juurde. Et ma ei tea väga koduste vahenditega, jah. Vimmapüügil ma ei oska küll midagi soovitada, et konksuotsa võid jah poest kreveti osta, aga sööda hulka on ikka vaja sellised natukene spetsiifilisemaid asju. Ja siis ikkagi vihmauss, jah, kui ei ole sellise akki ja saab ka poest täitsa või? Jaa, käärid spetsiaalselt 2 teraga. Tegelikult saab 1 teraga kääriga ka hakkida tavalise kääriga, aga 2 teraga lihtsalt läheb nagu kiiremini. Ja kas sellega juukseid on ka kiirem leida? Oleks olla kiirem. Aga feederipüügil hästi oluline on ka see, et kogu aeg aktiivne olla. Et kui meil praegu siin võttu ei ole toimunud, siis väike võtt tegelikult oli. Aga et juba keriks välja ja viskaks nagu uuesti, et pidevalt seda sööta kogu aeg sinna peale panna. Aga nüüd isegi, jah, ootame veel korra, aga keegi seal all nagu on.
sellega harjub ka muidugi ära, aga ma vaatan, kuna see tool on nagu... Rahulikult. Nüüd on vimb. Rahulikult. Vaata, rahulikult. Lips on suhteliselt peenikene. Vaata, rahulikult. Võtame kahvaga. Ops. No võt. Ja nii see vimmapüük käib. Nii ta käib. 4. vise, jah. Nii, nüüd, kas... Noh, siuke... Ma ei mäleta, mis see vimma alammõõt on. Jaain, mis vimma alamõõt oli? 30, jah? Kas teil on terav silm või? Ma lipsu pikkusega panin 40 senti mööda. Mul siin laua peal on ikka mõõdu see puu ka. Vaja ära mõõta ka. Mul on see... Võid täitsa vette visata korra praegu. Olla. Siin null on siin. Paneda siia. 33 senti, täitsa muidu kala. Võid sumpa visata kohe täitsa. No viskame sumpa siis praegu. Jah. Kuna selleks ei tuldud. Näide. Kõik on võimalik. Vimb on käes. Mingi 4. viskega. Nii, siin on vee, käed puhtaks. Siin on see. Selle jaoks ideaalne. Nii, midagi ma tahtsin küsida. Mulle lihtsalt see tool on monoliitne. Ehk kui ma siin natuke askeldan, midagi teen, siis ma võin järsku, see hakkab ridva otsa. Natukene jah, aga... No sellega ma harjub ära, ma saan aru. See on küllaltki stabiilne tegelikult praegu see tool ka, et kõige hullemi tegelikult ei kõigu. Nojah, nüüd jäi sinna kinni. Aga egas midagi, proovime uuesti mõne veel kinni püüda ja niimoodi see viimapüük siin laias saatus käib. Kala ei võta, siis on vaja aktiivselt järjest sööta peale visata ja kui võtab, siis on kala tavaliselt all platsil ja viima tuleb. Aga kaua sa püüad, kui ei tule midagi? Et kaua ma hoian nagu korvi sees? Ei no kaua sa testid, et kas siin üldse kala on? No vimb võib täitsa parvedena liikuda, et võib esimesed paar tundi ei ole midagi, aga siis tuleb samamoodi passid ja passid. Mitte ei passi, vaid viskad kogu aeg sööta peale. Kogu aeg söödad. Et nii kui ta tuleb parvega, et siis sa jätad ta siia koha peale? Mitte seda, aga lihtsalt siin hoiad 2-3 minutit sees, uus vise jälle. Ja kui ta tuleb, siis tal on ikka midagi seal süüa ja ta jääb nagu üldiselt pidama ja see on natukeseks ajaks. Aga kuhu nad siit lähevad üldse? Ülespoolu kudealadele. Kus need on? Siin ma ei oska niimoodi täpselt öelda, aga kärestikualadele ja sükustele kohtadele kuskile nad lähevad. Jah. Aga võib-olla ongi parem, et need kudealad on ainult vimma teada. Ma arvan ka. Kas nad seal toimetavad oma tähtsaid asju. Nii, proovime siis... Pane seda sinna, jah. Krevetipulbriga. Siin oli see hake ka veel. Yeah. Siin on selline maiuspala, et ma tõesti ei näe võimalust, et see kala siit mööda ujub. Ma mõtlen, kui mul nüüd seda tooli ei ole. Siin on mul kõik valmis, mul on vaja tõugutopp, siis söödatopp. Sul see konksusööt läks sinna korvi vist. Nii, see jätta õnnelikult. No jah, natuke seda kraami on palju. No ega see tool ei ole nagu oluline, et oleks samamoodi ritvark kuskile panna, söödaämber, kust seda sööta võtta. Ja ega see ülejäänud on nagu mugavus. No nii, kui ta see valmis on. Aga siis sa pead palkama kellegi, kui kalal läheb. Jaa. Ei no tegelikult see on ka selle käimise juurde ju käib, et sa sätid kõik ja eriti on, kui nad on kodus ju valmis kõik sul, need asjad on seal, eks ole, need teised on seal. Tihtilugu minul on kodus selline segadus, et kus
minnakse midagi ahvenat püüdma, siis on, oh jumal, kust need ahvenaisad on. Selleks on ruume vaja jälle. Ja iga kalamees mõtleb kindlasti selle peale ka, oh elaks nüüd kuskil siin. Aga noh, siis tüdineb ära kaua. Ühest kohast tüdineb ära, jah. Viimba ikka püüad, siis tahad minna kuhugi mujale. Ossa! Oota veel. Selline pauk oli praegu. See oli tugev. Mis ta siis tegi seal? Võttis lihtsalt ja... Ta võis korraga sinna liini vasta kuskil ujuda järsku. Aga ta võis korraga seda konksusöötu seal võtta. Kas see tool, see ongi nüüd... isegi lood on siin, täitsa loogiline. Kas see tool on nüüd siis... Noh, ma ei oska küsida, tipp või on siin veel mingid edasi arendusi? Põhimõtteliselt ei ole. Et võistlustel on mul natukene asju siin rohkem võib-olla küljes ja kraamiga rohkem, varuridvad, kõik asjad. Aga põhimõtteliselt enam sellest väga paremaks ei saa minna. Ideeliselt peab siis kiiresti ja võimalikult väikseks kokku käima. Mitte väikseks, aga selles suhtes lihtsalt mugav olema enda jaoks, et kõik on ka jala juures ega seal... Ma mõtlesin väike sellepärast, et sump on juba hiigel suur ja et noh, kas selleks on ikkagi vaja suuremat autot siis lõpuks. Kõik asjad käivad tegelikult kokku üsna kompakteks. Et sellise varustusega käia. No universaalkerega auto on mul tavaliselt puu püsti täis, et... Või järelkäruga lõpuks. Või järelkäruga, jah, nagu Jaan täna tuli siia käruga. Nii mul oli see tugev võtmine. Ma arvan, sa võid nüüd jälle välja kerida ka, et vaata, mis ta seal tegi. See tegi puhta tee.